Minu jaoks on võib-olla kõige paeluvam, et need lõhkuda võib-olla mingisuguseid sisse käidud formaate või neid nihestada, see nihe nende kahe kokkutoomisel, sest see nihe tekib mitmel tasapinnal. See nihe tekib kõigepealt kunstnike loomisprotsessis. Kas nad peavad kuidagi harjumuspärased meetodid võib-olla ümber vaatama, katsetama totaalselt uusi ja natukene nii-öelda isegi oma sellisest kunstniku turvatsoonist väljuma või siis inspireerudes mingist sellest teisest kontekstist, teisest kunstnikust või teisest formaadist. Teine tasand, mis tekib, on muidugi publikuga, et kui sa lähed võib-olla kui mis toimus Teater NO99, et lähed teatrisaali, aga sind on jäetud üksi, sul ei ole seda kollektiivset kogemust ega ka kuidagi sellist tähelepanu manipulatsiooni etenduse mõttes, et sa ei istu maha ja kõik hakkab sinu ees juhtuma, vaid sa hakkad ise leiutama, mis seal ruumis toimub. Et siin võib-olla toimub vastupidi, et kunstisaalis sa oled harjunud publikuna käima üksinda, individuaalselt, see kohtumine on selline intiimne kunstiteosega, aga siin nüüd oled sa kollektiivses, oled koos teistega, vaatad ja võib-olla siin just on huvitav katsetada seda manipulatsiooni, et kui sa istud nüüd 30 minutiks maha, et mis selle ajaga publikuga sinuga teha saab. Et need kuidagi formaadi nihestused on sellisel kohtumisel teravamad, intensiivsemad kui lihtsalt see, et visuaalkunstnik teeb ühekordse perfoka oma meetodiga põhjal või etenduskunstnikud kasutavad nüüd tavapärasest rohkem visuaalset. Ma ütleks, et need paarid tekkisid küllaltki lihtsalt, aga nende paaride moodustamisel mõtlesin küll mingite teemade peale, aga võib-olla isegi mitte teemad, millega nad ise tegelevad või mingid teemaraamid, milles nad tegutsevad, aga hoopis teiste nurkadelt. Et siin on neil võimalus kuidagi täiendada seda teemat ja näidata või kuidagi ka teisele avada see mingisugune hoopis uus perspektiiv sellele, millega varasemalt oled tegelenud.